Tere jalkafanaatikud! Kuidas jäite rahule eilse Rahvuste Liiga poolfinaaliga, kus finaalkoha tagas endale Hispaania? Võite meiega oma emotsioone kommentaariumis julgelt jagada. Uus päev toob meile palju põnevaid uudiseid nii kodumaalt kui ka piiri tagant. Seega klikka seda vahvat subscribe nuppu, kui sa seda veel teinud ei ole, ning lähme asja kallale. Argentiina jalgpallikoondis läks neljapäeval Pekingis toimunud maavõistlusmängus vastamisi Austraaliaga. Jalgpalli valitsevad maailmameistrid võitsid kohtumise 2-0. Argentiinlaste väravarve avas juba teisel minutil koondise kapten Lionel Messi, kes kena kauglöögiga palli võrku saatis. 35-aastane vutitäht lõi värava kohtumise 79. sekundi järel, mis on Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu CONMEBOL teatel Messi profikarjääri kõige kiirem värav. Argentiinale kindlustas 2-0 võidu Germán Pasella, kes 68. minutil jalavalgeks sai. Jalgpalli UEFA Rahvuste Liigas pääses teisena finaali Hispaania, alistades Hollandis Enchedes peetud poolfinaalis hilisest väravast 2-1 Itaalia. Hispaania asus kohtumist juba 3. minutil Jeremy Pino väravast juhtima, aga 8 minutit hiljem Itaalia viigistas, kui Circo Immobile realiseeris penalti. Hispaanlaste võiduvärava lõi 88. minutil Joselu, kes oli vaid 4 minutit varem vahetusest mängu tulnud. Hispaania jõudis teist korda Rahvuste Liigas finaali, 2 aastat tagasi alistasid nad poolfinaalis samuti Itaalia, aga jäid siis finaalis alla Prantsusmaale. Eesti U19 noormehed kaotasid Balti turniiril 1-2 Soomele. Põhjanaabrid lõid võiduvärava 88. minutil. Avapoolega Jari Litmanen areenal lõppes väravateta. Esimese tabamuse sai kirja soomlased, kui 53. minutil skooris Stanislav Baranov. Sinisärklaste ainsaks tabamuseks jäi Karel Mustmaa 60. minuti penaltilöök, mille ta ise ka välja oli teeninud. Kui Mustmaa penalti tõi tabloole viigiseisu, siis lõpueel teenisid omakorda ise soomlased 11 meetri karistuslöögi. Kodumeeskonna tsenderdus tabas Eesti kaitsja kätt, mis järel vormistaski lõppseisu Roni Hudi 88. minuti penaltilöök. U19 Balti turniir jätkub Eesti koondise jaoks täna kell 13, kui algab kohtumine Lätiga. Pühapäeval lõpetatakse turniir mänguga Leedu vastu. Manchester Unitedi jalgpalliklubi soovib Londoni Chelseast üle osta inglasest poolkaitsja Mason Mounti. BBC teatel tegi United pealinnaklubile esimese 40 miljonit naela väärt pakkumise, kuid Chelsea lükkas selle tagasi. Londoni klubi soovib Mounti eest teenida 70 miljonit naela, mida omakorda United peab liiga suureks summaks. Jalgpalli ajakirjaniku Fabrizio Romano teatel on United valmistamas ette uut pakkumist. Premium-liigas teisel kohal paiknev Tallinna FCI Levadia andis oma kodulehel teada, et nendega on taas liitunud ründav poolkaitsja Mark-Oliver Roosnup. 26-aastane Roosnup siirdus aasta alguses Serbia kõrgliiga klubisse Kruševeći Napredak, kuid eelmisel nädalal teatas klubi, et eestlase leping on poolte kokkuleppel lõpetatud. Itaalia meistriks tulnud Napoli oli sunnitud hooaja lõppedes asuma uue peatreeneri otsingutele, sest Luciano Spalletti teatas, et tahab puhata ja võtab seetõttu aja maha. Nüüd sai uus mees ametisse. Ohjad võtab üle 59-aastane Rudi Garcia. Mullu juunis asus Garcia tööle Saudi Araabias, kui temast sai Al-Nasri peatreener. Seda ametit jõudis ta siiski pidada vaid 26 mängu jagu. Tänavu aprillis lõpetati tema leping poolte kokkuleppel. Endine Prantsusmaa koondislane ja Inglismaa jalgpalliklubi Arsenali ajaloo parimate mängijate hulka kuulub Patrick Vieira on ESPN-i andmetel USA jalgpallikoondise peatreeneri ameti esikandidaat. ESPN kirjutas kolmapäeval, et USA jalgpalliliit on legendaarse poolkaitsega ühendust võtnud, kuid läbirääkimised ei ole veel lõpuni jõudnud. Ühtlasi on koondisel silmis ka teisi kandidaate, kuid Vieira on enda soovi avaldanud ning ütles alaliidule, et näeb meeskonnas palju potentsiaali 2026. aasta Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel häid tulemusi saavutada. Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano vahendab, et Manchester City on isiklikes tingimustes kokkuleppele lähedal Leipzigi kaitsja Josko Guardioliga. Mehe klubiga võib Cityl juba ka pisut keerulisem ühise arusaamani jõud olla, sest Leipzig on väidetavalt nõus Guardiolist loobuma vaid väga magusa tasu eest ning vastasel juhul ollakse valmis teda veel 1 hooajaks endale hoidma.
täname teid tähelepanu eest ning värskete jalgpalliuudistega jätkame juba homme. Kui sa viitsid visata sellele videole laigi või kommentaari, siis oleksime väga tänulikud, sest see aitab meil vaikselt kasvada. Egas muud midagi kui homseni.